Mul on eriti hea meel, et sa olid täna valmis minuga tegema selle videointervjuu. Ja soovime täna siin rääkida sinu tugevustest, sinu meeskonna tugevustest ja üleüldse võib-olla sellest, et kuidas sa selle teemani jõudsid. Ja ilma, et ma siis ise siin väga pikalt sisse juhataksin, ma palun sinul rääkida siis, kuidas meie kohtusime ja mis see teekond sinu jaoks on olnud. Ja aitäh selle usalduse eest. See on olnud ülipõnev teekond minu jaoks. Olen üks nendest õnnelikest inimestest, kes töötab õpitud erialal. Olen õppinud turismi hotelliettevõtlust, sihtkoha juhtimist ja turundamist ja ka rekreatsiooni juhtimist, mis ka otsapidi jõuab puhkemajanduseni. Ja töötanud valdkonnas erinevates organisatsioonides, nii avaliku erasektori baasil loodud organisatsioonis, väga pikalt kohalikus omavalitsuses, ka regionaalses turismiorganisatsioonis ja täna siis niisuguse maatriks juhtimisel põhinevas regionaalses turismiorganisatsioonis. Meil oli siin hiljuti üle-eestiline turismireform, mille käigus ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse turismiosakonna ootus ja riigi ootus oli luua üle Eesti 5-8 tugevat strateegiliselt juhitud turismiorganisatsiooni. Ja täna me oleme selleni jõudnud. Aga et tulem oleks hea, vastaks ootustele, on mul hea meel, et siis riigi poolt ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse turismiosakonna poolt koostati lähteülesanne ja viidi läbi hange, kus otsiti partnerit just nimelt nende vast kujunenud suurte turismiorganisatsioonide juhtimisoskuste parandamiseks. Ja läbi selle jõudsin mina sellele arenguprogrammi koolitusele, mis on tõesti, nagu sa ütled, kestnud meil ju eelmise aasta sügisest, koosnenud 4 erinevast moodulist. Ja olles küll näinud kõrvalt erinevate organisatsioonide toimimismudeleid, siis läbides nüüd seda Cliftoni tugevuste testi, saades teada nii enda tugevused, oma kolleegide tugevused kui ka kolleegide tugevused, kes Eesti erinevates turismiorganisatsioonides töötavad, siis see on andnud minule parema versiooni iseendast. Nii äge, Karmen, et sa alustasid juba sellest, et miks see arenguprogramm loodi ja kuidas sa jõudsid selle Cliftoni tugevusteni. Et ma läheks natukene sügavuti selle sama testiga, et kui sa räägiksid nagu natukene lähemalt, et mida see test sulle endale andis, et sa oled ju ilmselt teinud erinevaid teste oma karjääri jooksul, et miks see test sinu jaoks kuidagi eriline oli või miks see sulle korda läks? Ja see oli täiesti uus kogemus minu jaoks. Esmalt see, et test koosnes, kui ma õigesti mäletan, 177 erinevast küsimusest, mis olid inglise keeles ja see test oli vaja sooritada aja peale. Nii et väga pikalt ei olnud võimalik vastuseid formuleerida ja mõelda. Ja see tulem, mis sealt tuli, oli minu jaoks silmi avav. Esimene mõte oli muidugi see, et kui ma oleksin selle sama testi teinud eesti keeles, kas see tulem oleks olnud sama. Ja olen ka varem mõelnud, et sellest testist tulid välja minu top tugevused, et eriti olen keskendunud siis top 5-le, aga samas ka top 10-le tulemusele. Ja kui ma oleksin enne selle testi sooritamist pidanud kirjutama kas essee oma tugevuste teemal, siis päris selle tulemuseni ma vast ei oleks jõudnud. Ehk ma näen seda, kui hästi ja kui süviti andis see testi läbimine mulle juurde eneseteadlikkust, läbi eneseteadlikkuse ka enesekindlust,
ka märkamise oskust, arvestada oma kolleegidega, näha neid tugevusi, näha neid eeliseid. Nii et ülivahva ja enesearendav kogemus. Ja nii toredasti sa mainisid juba neid kasutegureid, aga samas sa mainisid ka seda, et kui sa oleksid pidanud kirjutama esseed, et siis võib-olla kõiki asju sa nagu sellisel kujul nagu varasemalt ei oleks osanud kirja panna. Et kas see tähendab seda, et seal testis oli midagi sinu jaoks, mis sind võib-olla üllatas või mis tundus sulle sellise ahaa-momendina, et ma pole isegi mõelnud, et midagi sellist võiks ka olla minu tugevus? Jaa, kindlasti oli, aga pigem selle poole pealt, et ma olen alateadlikult küll teadnud ja omaks võtnud sellised käitumismudelid või mallid, aga nüüd ma sain teada, miks ta täpselt sellisel viisil minu puhul toimib. Et kui ma võtan need 5 tugevust, et me võime nagu nendest rääkida, see ei ole saladus, et esimene minu puhul oli input ehk selline sisendi koguja, mis tähendab piltlikult öeldes seda, et ma kulgen ja liigun viisil, nagu mul oleks antenn peas püsti. Ja oma organisatsiooni ja ettevõtte kontekstis ma salvestan ja otsin infot, et teha paremaid otsuseid, et mul oleks nagu võimalikult fundamentaalselt detailid teada ja viia selle kaudu siis organisatsioon parimate tulemusteni. Ja see, et ma teada sain, et see mu top tugevus andis teatud mõttes selgituse, et jah, et ma mõistan küll, et ma olen seda infot kogunud, süstematiseerinud ja see on mul olemas. Ja teine tugevus, mis tuli esile, on siis intellektuaalne, intellection, mis taaskord tõi välja selle, et need inimesed, kellel see intellekt on teisel kohal, armastavad kasutada oma ajusid. Nad piltlikult öeldes venitavad neid ajusid, neile meeldib ka selline mõttetegevus, nad toovad meeskondadesse tarkust ja teadmisi juurde ja teinekord vajavad aega selleks, et teha paremaid otsuseid. Ja kolmas tugevus, mille ma saan välja tuua, oli strateeg, mis taaskord minu jaoks tõi sellise kinnituse ja ka eneseteadlikkuse, et just läbi sellise strateegilise vaate, läbi suure pildi vaate on mul võimalik näha väljapääsuteed ja lahendusi seal, kus tavapäraselt öeldakse, neid lahendusi ei ole. Ehk enda jaoks niisugune küsimuste seadmine, et mis siis, kui nende alternatiivide nägemine, alternatiivide kaardistamine ja organisatsiooni juhtimise mõistes loksutab see pildi taas paika, et minna tiimiga läbi võimalikult siis heade, läbimõeldud ja nutikate otsuste. Ja sa tõid välja oma 3 tugevust, et kui sa mõtled selle peale, et kas sa need asjad olid ju sulle tõenäoliselt juba enne ka teada? Ja nad olid ilmselt alateadlikult teada, aga nii nagu ma märkisin, et kui ma oleksin pidanud nad ise kuidagi kas kirjalikult välja tooma, siis sellises järjestuses ei oleks ma seda päris teadnud, et nüüd läbi testi, nähes, tutvudes selle taustaga, ma saan öelda, et see on kasvatanud eneseteadlikkust ja ka kolleegide kontekstis, et me oleme siin välja trükkinud oma need top tugevused ja pannud oma kontorisse igapäevaselt nad seinal, et ma kõnnin sealt kordi mööda ja märgates ja teadvustades neid, et see omakorda aitab tuua taaskord sellist paremat õhkkonda, märgata rohkem ja arvestada oma tiimiliikmetega. Ja sa liikusid juba nii kenasti oma tiimi juurde,
et kui me kohtusime sinuga esimest korda eelmise aasta septembris sealsamas arenguprogrammis, millest me alustasime, et siis me tegime sinuga ka individuaalsessioone ja siis ühel hetkel sa ütlesid, et sa tahaksid seda testi tellida ka oma tiimiliikmetele. Ja ma mäletan, et me toona tegime siis ka ära sinu tiimiliikmetele kõigepealt individuaalselt testi lahti mõtestamised ja siis tegime ka sellise tiimipäeva siis tugevuste töötoa sinu tiimile. Et räägi natukene sellest, et mida see sinu tiimiliikmetele on andnud ja mida see sulle kui juhile on andnud võib-olla suhtluses oma tiimiliikmetega. Sa tõid väga ilusasti välja, et jah, tõepoolest ei olnud ju meil kogu tiimile võimalik osaleda sellel üle-eestilises koolitusprogrammis, mida Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuse poolt korraldati. Aga läbides seda ja juba saades aimu, kui kasulik see on meeskonnatöös, siis tõepoolest otsustasin esimese etapina tellida testi, et kogu meie tiim saaks selle kogemuse ja testi tulemused koos niisuguse coach'i poolse lahtiselgitusena. Ja kui see oli tehtud, siis sellele järgnes veel, nagu sa ilusasti ütlesid, selline meeskonnapäev, kus kogu meie tiim sai selle võimaluse siis olla koos, käia läbi need meeskonna tugevused personaalselt ja sellega kaasnevad pimealad ka, millest me teinekord ei ole teadlikud. Ja siinkohal ma julgen öelda, et ega see ei ole kõige lihtsam, ta nõuab inimeselt ikkagi jõudu, võib-olla natukene ka eneseületust, sest piltlikult on tegemist ju enda niisuguse sisemaailma tugeva analüüsiga, et sa oled haavatav, sul on kokkulepped, et see info, millest me räägime, see jääb sinna nende seinte vahele, me arvestame seda oma igapäevatöös. Ja mis mulle väga-väga meeldis, oli selle päeva käigus selline usalduse loomine, mis on minu arvates toimivate meeskondade üks alustalasid. Me saime teada meie tiimi liikmete tugevused ja edaspidi on meil võimalik nüüd ka rollijaotust teha tugevuste põhiselt. Et on inimesi, kellele meeldib näiteks kirjutada loovaid tekste, siis on hea ju rakendada neid tugevusi ka tõesti reaalses elus. Olete te seda juba püüdnud kuidagi rakendada, et jaotada rolle siis tugevustest lähtuvalt või on see veel nii-öelda work in progress? Me oleme juba seda ja me rakendame kindlasti veel, me oleme saanud väga palju häid tööriistu. Näiteks me oleme muutnud oma regulaarsete koosolekute algustavasid, kui me tavapäraselt tulime suhteliselt kiiresti kohe päevakorra ja nende tõsiste tööteemade juurde, siis nüüd me kasutame sellist mõnusat soojendusringi alustuseks, kus inimesed toovad välja ühe asja, mis neile on hetkeseisuga hästi. Ja sellised tööriistad uskumatult palju mõjutavad seda tiimi omavahelist suhtlemist. Ja mul on meeles meie tiimi kohtumine, kus toodi välja nii toredasti see, et loodame, et ei ole unenägu, et me ei ärka sellest, vaid see ongi tegelikult päris ja eriti jäi meelde ka meie ühe töötaja kommentaar, et ta on nagu unistuste tiimis, et ta on väga paljudes erinevates valdkondades ja töökohtadel töötanud, aga selline tugevuste testi läbitegemine enda puhul koos oma tiimiga, teiste tunnetus, teiste aktsepteerimine, see kõik mõjutab kvaliteeti. Sellel meeskonnapäeval, mida sina väga sümpaatselt ja ilusasti juhtisid, me panime kokku ka meie meeskonna kokkulepped.
Ehk ei ole nii, et üks teeb ja tõstab kusagile seinale üles, vaid see on meie kõigi ühine pingutus, meie ühised kokkulepped, meie ühised väärtused, arusaamad. See on olnud nagu väga-väga hea ja muutev kogemus. Jaa, sa tõid välja nagu päris mitu asja, mis aitabki meeskondades luua seda usaldust, et sa rääkisid seal meeskonnapäeval, eks ole, haavatavusest, sellest, et kui inimesed saavad jagada iseennast, iseenda testi tulemusi, milline inimene mina olen, nii-öelda, millised on minu top tugevused, millised on võimalikud pimealad, see kõik on tegelikult nagu üsna haavatav, eks ju, et ma pean nagu jagama iseennast teistele. Ja kõik see, mis sa veel sinna juurde rääkisid, et te olete muutnud oma koosolekute alguseid, et luua juba see nii-öelda positiivne häälestatus ja see, et sa ütled, et ja needsamad kokkulepped, mida me ka koos seal lõime, on ju, et need kõik loovad sellist nii-öelda usalduslikku õhkkonda meeskonnas, mis nagu sa ise ütlesid, on kõige alus ja ma ei tea, kas saab selle baasilt öelda, et see on olnud nagu mingisugune nii-öelda võti sellele, et te saate öelda, et te olete täna unistuste meeskond. Ma arvan küll, et see on andnud sellise ühise platvormi ja tugeva vundamendi ja alustala, et liikuda edasi. Ja öeldakse ju, et suurimat edu ei saavutata mängulaval, vaid oma südame sügavas sopis. Ja minu jaoks see arenguprogramm oli ka tegelikult oma südame sügavas sopis olevat niisugust tugevuste, pimealade analüüs, nende läbikäimine, nende mõtestamine, tööriistade kasutamise oskus, et toimida veel paremini. See on olnud haruldane. Ja ma tahaks, Karmen, siia lõpetuseks veel küsida, võib-olla tuleb sul mõni selline inspireeriv lugu või näide sellest, et kuidas seesama testi tulemus sinu või sinu tiimitöös on mingit olulist muutust toonud? Ja ma tegelikult märkan neid muutusi igapäevaselt. Ja võib-olla selline põnev märkamine, ma rääkisin siin tööriistadest ka, me käisime ju läbi neid erinevaid meeskonna kujunemise etappe, kus on erinevad faasid, kohanemisfaas ja konfliktifaas ja koostööfaas, siis täna ma näen seda teadlikkuse kasvu ja ka enda märkamise oskust, et meil ikka tekib ju ka keerulisi olukordi ja siis mingisugusel hetkel sa justkui vaatad kõrvalt olukorda ja teadvustad endale, see on nüüd see konfliktifaas, et nüüd me oleme selles ja sellele järgneb niisugune koostööfaas ehk see teadlikkus ja see teadlikkus tegelikult toob sügavat mõistmist, see toob sügavat rahulolu ja kindlasti paremat kvaliteeti. Ja ilmselt ka natukene nagu seda oskust nagu sellest kiiremini läbi minna, et kui sa nagu ütled, et kui sa märkad seda konflikti olukorda, eks ju, ja sa tead, et see on normaalne faas tiimis, et siis see ei tekita enam võib-olla ka seda tunnet, et appi, et me oleme konfliktis, vaid praegu me oleme siin, mis tähendab seda, et sellele järgneb koostööfaas ja teadlikult nagu läbi minna sellest ja see tõenäoliselt nagu tekitab selle rahulolutundega seal meeskonnas ja just seesama teadlikkus, millest sa räägid, et teadlikkus märgata ja teadlikkus, et see kõik on normaalne ja meil on olemas tööriistad ja oskused, kuidas ühest faasist teise liikuda ja nii saabki seda tiimitööd nagu täiel määral nagu nautida. Just, et ma tahaks nagu lisada siia veel ka selle, et ma mainisin, et ei ole lihtne sorida enda sügavustes, aga öeldakse, et kui inimene ei püüa teha rohkem, kui suudab, ei õnnestu tal kunagi teha seda, milleks ta võimeline on. Ehk niisugune soovitus küll, et ületada need tõkked ja minna edasi.
väga äge, Karmen, need on, need sinu ütlused alati on nii inspireerivad, et võib-olla siin veel viimase küsimuse küsiks, et mida sa soovitaksid nendele inimestele või tiimijuhtidele, kes kaaluvad, et millist testi ma võiksin kasutada selleks, et oma tiimi veelgi paremini tööle saada. Et miks just Clifton, Cliftoni Gallupi test, et miks sa Vaieldamatult Cliftoni Gallupi test. Ma isegi ei kahtle, sest ma olen tegelikult teinud ju väga palju erinevaid teste, läbinud ka selle diski koolituse ja kõik need erinevad juhtimise programmid, aga ma täna näen seda Cliftoni testi tulemuse tõepärasust. Ja eks siin sõltub ka sellest, et kui põhjalikult minna süvitsi, sest on kindlasti võimalik ka see, et teed testi ära ja heidad kõrvale. Aga selle testi juures oli nii palju lisamaterjale ja mina võtsin küll selle aja, vaatasin ära ka need selgitavad YouTube'i videod, mis veel kord ja veel süviti andsid ülevaate igast tugevusest, eraldi ka nendest pimealadest, mis on nagu ülioluline info, et üks on see, kuidas me ise ennast tajume, teine on see, mida teised meiega kohtudes tajuvad. Et ka nendest nüanssidest olla teadlik ja püüda saada paremaks versiooniks iseendast, nii et ma üli tugevalt soovitan just seda Gallupi tugevuste testi. Väga äge, nüüd sa ikkagi nagu veel nagu mul tekkis veel uudishimu nagu selle koha pealt, et kui sa rääkisid pimealadest, et saad sa tuua, kas sa tahaksid tuua mõne sellise näite, kas või ühe näite, et mis see pimeala nagu mõnel sinu enda tugevusel oli, millega sa pidid nagu võib-olla natukene nagu rinda pistma ja vaatama, et siin vist ma pean natukene nagu oma pimealaga tegelema ja saama oma tugevust rohkem tasakaalu. Tuleb sul mõni näide? Ja mul tuleb näide, ma siin algul märkisin, et olen kohalikus omavalitsuses töötanud pikalt ja kunagi oli Urve Tiidus linnapea, kelle otsealluvuses mul õnnestus töötada ja ta oli panemas kokku uusaasta kõnet ja palus turismivaldkonna ülevaadet siis kõige olulisemaid nüansse, mis on terve aasta jooksul toiminud. Ja siit nagu joonistub mulle, kuna see input on mulle esimene, mis tähendab seda, et mul on seda infot väga palju, siis ma panin talle kokku sellise A4 lehekülje, kõik väga oluline info minu arvates, kus ma siis tajusin seda, et ei, see on tore küll, aga pane mulle 3 punkti, hästi lühidalt. Ehk pimeala on see, et mul on oht kallata inimesi üle nagu selle suure informatsiooniga, et täna ma tean, et ma võtan välja selle kõige olulisema ja ei külva üle, vaid hoian tagasi. Nii et see üks näide, mis praegu hetkel kohe meenus. Ja, et see oli nüüd see hea näide, et see tugevus saab olla nagu tugevus ainult siis, kui sa hoiad teda nagu heas tasakaalus, eks ju, et kui sa nagu teda üle võlli kasutad ja võib-olla nagu seda input ja kogud infot ja annad nagu liiga palju infot, siis teised inimesed võivad olla nagu ülekoormatud sellest, eks. Aga et see on hea näide, kuidas sa täna oskad seda nagu väga tasakaalustatult ka seda oma top 1 tugevust kasutada, nii et väga äge näide, aitäh sulle selle eest. Ja ma toon ühe näite veel, mis mulle praegu meenub, et mul on ka learner ehk enesearendaja top 5 tugevuste hulgas ja mul on sisemiselt selline alateadlik soov pidevalt omandada uusi teadmisi, olla elu kontekstis uudishimulik, sest maailm on nagu ülipõnev. Et täna nagu teades ka seda pimeala, mis sellega kaasneb, ehk kõike ei jõua niikuinii. Et väga oluline on teha filter, sõel ja jätta enda jaoks ainult see kõige olulisem, mis sulle kasulik on. Nii et täna ma jälgin ka seda, et ma ikka juba väga palju oskan öelda ei. Ja see toob minu enda kogemuse selle learneriga, nagu sa näed, mul ka learner ju number 1, et mul oli ka kuidagi niimoodi, et kõik kursused, mis nagu ette tulid, kõik tundusid nii huvitavad, kõigile tahtsin minna, alati õpiimuline, alati valmis, et ja mina lähen, mina tahan teha.
ja kuni ma siis ka ühel hetkel sain aru, et noh, et ega see ju ei vii võib-olla sihile sinna, kuhu ma soovin minna, et olen ka õppinud tegema väga palju rohkem valikuid, et mis on siis see, mida ma täpsemalt ikkagi nagu õppida tahan, mis kõrgemat eesmärki see kannab, miks just see kursus praegu ja mida ma selle teadmisega edasi teen, et noh, need on need küsimused, mida ma olen hakanud endalt küsima just sellesama nii-öelda learneri kontekstis, nii et hästi oluline ja tasakaalustada oma tugevust, mitte jah, et vahel ongi kuidagi nii, et me saame oma selle topi kätte ja mõtleme, et jah, et juhuu, need ongi minu tugevused. Aga et siis, kui sa sinna sügavamale lähed, millest sa just rääkisid, et just see, et sa oled vaadanud kõiki neid YouTube'i videosid ja sa oled hästi sügavuti tegelenud selle teemaga, et vot siis tulevad alles kõik need nüansid ja kihid välja, et mille kõige peale ma saan veel mõelda ja kuidas seda testi enda heaks nagu tööle panna. Nii et super äge. Kas on, Karmen, midagi, mida ma ei küsinud su käest, aga sa tahaksid veel lõpus öelda? Ma tahan suur tänu öelda selle väga-väga sisuka ja suurepäraselt läbi viidud programmi eest. Mul on väga hea meel, et mul õnnestus see kaasa teha ja tajun, et see mitte ei lõppenud selle programmi lõpuga, vaid see arenguprogrammi mõju kestab veel pikka aega ja jätkub. Aitäh! Aitäh sulle, Karmen, nii selle programmi koostöö kui selle tänase videointervjuu eest. Aitäh ja soovin sulle väga kena päeva. Aitäh! Ja